4. detsembril peeti Paide keskväljakul järjekordset kogu pereüritust Paide jõulukroon. Paide keskväljakul toimus traditsiooniline jõululaat. Paide spordi- ja tervisekeskuses oli juba alates 3. detsembrist avatud jõulumess. Päev algas päkapikkude rongkäiguga. Paitit külastasid ka jõuluvanade kongressile suunduvad jõuluvanad. Päevakava pakkus tegevust ja meelelahutust nii lastele kui täiskasvanutele. Lisaks keskväljakule toimusid erinevad ettevõtmised spordihallis, pallitornis, Järvamaa muuseumis ja kogukonnakeskuses. Järvamaa rahvakunstiühing Veimevak korraldas kuusepuu ehtimise konkursi. Järva jõuluvolgi eestvedajaks oli seekord Koeru folklooriürühm. 5. detsembril rahvusvahelisel vabatahtlike päeval tunnustas maavanem Tiina Oraste vabatahtlike noortejuhtide tööd. Vastuvõtule olid kutsutud noorte Kotkaste Järva maleva ja Kodutütarde Järva ringkonna noortejuhid ja aktiivsemad liikmed. Pikaajalise ja aktiivse tegevuse eest Kodutütarde organisatsiooni arendamisel andis maavanem üle Järvamaa teenetemärgi Kodutütarde Järva ringkonnavanemale Siiri Sitskale. Mitmete noortejuhtide töö vääris maavanema poolt tänukirja. 7. detsembril andis maavanem Tiina Oraste Retla koolile üle Järva maavalitsuse poolt korraldatud projektikonkurssi Järvamaa kaunis kool 2010 võitja tunnistuse. Konkursi võiduga kaasnes 23 000 kroonine rahaline preemia. Järvamaal on kauni kooli konkurssi korraldatud 4 korral. 2007. aastal tunnistati maakonna kaunimaks kooliks Roosna Alliku põhikool ja 2008. aastal Laupa põhikool. Laupa põhikool tunnistati üle-eelmisel õppeaastal ka Eesti kaunimaks kooliks. 2009. aastal võitis konkurssi Koigi põhikool. Samal sündmusel sai Järva maavalitsuse algatatud andeka õpilase stipendiumi kätte Türi majandusgümnaasiumi õpilane Siim Sisask. 9. ja 10. detsembril lumetormiga Moonika maha sadanud rekordkoguse lumega oli palju tegemist ja paljudel järvakatel tuli nädalavahetus lumevangs veeta. Mäletada saab neid päevi aga kindlasti veel kaua, kui just veelgi suurem lumekogus meid lähiajal ei üllata. Detsembris olid järvakad aktiivselt muretsema euromuntide stardikomplekte. Endises Kalevi kohvikus Paide keskväljaku ääres hakkas maitsvaid kooke ja saiakesi pakkuma Reval kondiiter. Paide kultuurikeskuses toimus Järva pöhv, Eestvere mõisa Aikkuivatis avas uksed külakeskus, Järvamaa arenduskeskus tunnistati Eesti parimaks ja jõuludeks avas uksed Kilplaste koda Müüsleris. 17. detsembril tänasid maavanem Tiina Oraste ja samal päeval omavalitsuste liidu uueks juhiks nimetatud Kareda vallavanem Triin Pobol koostööpartnereid jõuluvastuvõtuga Koigi mõisas. Kirjutati alla maavanema ja omavalitsuste liidu ühiste kavatsuste lepingule koostööks 2011. aastal. Vastuvõtukülalistele esines jälle Järvamaa tütarlaste koor.